sellel töölehel on mul kõik arvud juba vormindatud nii, nagu mul vaja on ja jääb veel üle vaadata kirja stiilid, lahtrite taustavärvid ja raamid lahtrite ümber. Aga alustan selle töölehe pealkirjast. Mul on päris pikk pealkiri ja ma tahaksin, et see pealkiri asuks siin täpselt nende tulpade keskel. Ja selleks märgin pealkirja jaoks ära kõik need lahtrid siin tulpade kohal ja ühendan need lahtrid omavahel üheks suureks pikaks lahtriks ja siit valin selleks tööriista Merge and Center, mis tähendabki seda, et ta ühendab need lahtrid ära ja paigutab selle esimeses lahtris oleva teksti uue lahtri keskele. Vajutan siin ära ja näete, see tekst ilmuski nüüd selle suure pika lahtri keskele. Edasi ma võiksin muuta selle pealkirja fonti. Fontide all saan siis valida terve pika nimekirja erinevate fontidega ja kui ma nüüd siin nende fontide peale hiirega lähen, siis on mul tulemus ka kohe siin taga taustal näha, milline see font siis minu töölehel hakkab välja nägema. No, võtame midagi tavalist, no näiteks see sama. Nüüd aga muudan oma pealkirja taustavärvi. Ja selleks tuleb mul valida lahtri tausta värvi muutmise tööriist. See on see sama värvipott siin Home nupuriba all ja siin selle nupu kõrval oleval noolekesel vajutades avaneb värvipalett ja kui ma siin värvipaletil liuglen üle nende värviruutude, siis jällegi minu tulemus on kohe töölehel näha. No, ütleme, et ma valin siit selle tumesinise tausta. Kuid nüüd must tekst sellel tumesinisel taustal on üsna halvasti nähtav, seega pean valima ka siit kõrvalt teksti värvi tööriista. Ja samamoodi siin sellel paletil liikudes näen, missugune värvitoon siis minu taustaga kõige paremini sobiks. No ütleme, et võtan siit selle heleda tooni. Lisaks toonile on mul siin pealkirjas kasutatud ka paksu teksti. Tabeli pealkirjade taustad võiksid mul aga samuti olla teist värvi. Märgin ära selle tabeli pealkirjade osa ja jällegi lähen siia värvipoti alla, aga seekord mitte ei tee valikut siit nende värvide seast, vaid lähen siia alla, kus on kirjutatud More Colors, ehk siis valin värvi siit värvide kuusnurgast. Ja ütleme, et ma valin siit seekord sellise sinaka tooni. Siia alla nurka tuleb siis näidis sellest, et milline oli värv enne värvivalikut ja milline on uus värv, mis sa siit värvipaletilt valisid. Kui ma olen oma värvivalikuga rahul, vajutan OK ja ongi minu värv siis siia tabelisse lisatud. Ning ka Eestis kokku rida võiks olla mul teist värvi, märgin need lahtrid ära ja siit värvipoti alt valides, no näiteks võtan siit ühe helehalli tooni. Kuna mul on plaanis tabeli lahtritele raamid ümber joonistada, siis teen ka seda pealkirja lahtrile. Valin pealkirja lahtri ning tahan sellele lahtrile raami ümber. Ja raami lisamiseks tuleb mul valida raami tööriist ja see on siin. Siit alt on mul võimalik valida, millise lahtri osale ma tahan äärt lisada ja kas siis ainult alumine äär või ainult ülemine äär või vasak serv või parem serv. Ja mina tahan paksu tervet raami. Nii, teen selle valiku. Lähen siit lahtrist korraks välja, et mu tulemus oleks paremini nähtav, kuid see pealkirja raam ei paista mul ikkagi nii hästi välja, kui ta näiteks tavalise paberilehe peal oleks nähtav. Ja sellepärast oleks tegelikult hea kujundamist teha nii-öelda küljendusvaates. See on siis see page layout vaade ja sellesse saab minna näiteks siit alt keskmisele nupule vajutades. Nii, nüüd olen ma nii-öelda küljendusvaates. See, et mu tabel läheb praegu ka paremale lehele, sellest ei maksa praegu üldse välja teha, kuid siin tekib sellest tabelist natukene parem ülevaade, kuidas need tabelid välja prindituna hakkavad mul välja nägema.
nii et siit on mul natukene parem ülevaade ka, kuidas see raam siin selle pealkirja ümber hakkab välja nägema ja võib-olla mul on vaja, et see raam oleks natukenegi teist värvi või veidi teise kujuga. Ja selleks valin jällegi selle lahtri ära, selle pealkirja pika lahtri ja lähen siia raamide tööriista juurde jällegi ning valin siit pikast nimekirjast nüüd more borders ehk siis rohkem ääri ja rohkem raame. Esialgu võib see antud leht päris ära ehmatada, et kust kohast ma nüüd peaksin alustama. Siis soovitan sul esimesena kõigepealt vajutada nupule, mis eemaldab kõik ääred valitud lahtrilt. Nii, vajutan siia ja näed siin näidisaknast kadusid ka kõik ääred ära. See tähendab seda, et lahtril ei ole mitte ühtegi äärt. Ja nüüd võiksin kõigepealt alustada võib-olla värvivalikust. Siin on värvivaliku noolekene ja valin siit näiteks sellest sama värvi, mida ma kasutasin tabeli pealkirja taustaks. Ja eelnevalt oli mul valitud paks raam, võtan ka siit seekord selle paksu raami ja tahan ainult välisraami oma lahtrile. Seega nüüd selline sinine paks raam ilmub kogu minu lahtrile. Ja see näidisaken siin on selles mõttes väga vahva, et ma võin näiteks selle raami peal lihtsalt mõnele servale vajutades see äär kaob ära, jällegi äär kaob ära, nii et mul on nüüd ainult parem ja vasak serv olemas ja lähen siia peale, jälle ilmub see serv tagasi, jällegi ilmub see serv tagasi või võin lisada mingisuguse diagonaalse joone, mida mul antud juhul küll vaja ei ole. Nii et võimalusi on hästi palju, tuleb lihtsalt vaadata ja proovida mängida nende nuppudega. Nii, minu valik on tehtud, olen arvatavasti tulemusega rahul, vajutan OK, teen jällegi klõpsu kuskil mujal lahtris ja vaatan, milline see tulemus välja näeb. Nüüd valin ka tabeli pealkirjade lahtrid ära ja ma tahan, et kõikidel nendel tabeli lahtritel oleks raam ümber. Siis lähen jällegi siia raami lahtrisse ja valin siit kõik ääred. See tööriist siis joonistab mul kõikide lahtrite kõik ääred välja, vajutan siia peale ja näete, tekkis peenikene must joon kõikidele lahtritele ümber. Need olid siis esimesed võimalikud valikud alustamaks uue töölehe kujundamist ja siin võiks veel muuta võib-olla mõnede ridade kõrgusi ja tulpade laiusi, kuid selle töö jätame juba järgmiste videolõikude tarvis.